Rahvusringhääling sündis 2007. aasta juunis Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamisega. Kokku on meid 665. Suure meediaettevõtte erinevate osakondade ühes hingamine on tõeline sisekommunikatsioonialane väljakutse. Töönädalad on kiired ja erinevates toimetustes töötavad inimesed ei pruugi alati lõpuni aru saada, mida kolleegid kõrval stuudios või kõrval majas teevad. Suured ideed ja ettevõtmised on alati inimesi ühendanud. 2009. aasta suvel toimunud laulu- ja tantsupidu oli ideaalne võimalus selleks, et panna kolleegid tele- ja raadiomajas ühte hingama. Laulu- ja tantsupidu oli 2009. aasta olulisim sündmus eestlaste jaoks. Peol osales üle 100 000 kaasmaalase. Suureks väljakutseks kujunes seekord pidu ka Rahvusringhäälingule. Esimest korda laulupidude kajastamise ajaloos oli meil 2 telekanalit. Puudus aga eelarve ETV teise kanali programmi loomiseks. Hea idee on ainult teoks saanud idee. Me tõestasime, et raha pole kõige tähtsam. On olemas hindamatud ressursid, inimeste vaimustus, kirg ja ühistegemise vägi. Tere, kallis kolleeg Ruti Murusalu! Programmi eesmärk oli püsida ETV teise kanaliga terve peo aja laulu- ja tantsupeo lainel. Meie endi jaoks aga, kes me töötame Rahvusringhäälingus, said ühel hetkel hoopis olulisemaks asutuse sisesed eesmärgid. Luua sünergia tele- ja raadiomaja inimeste vahele, tekitada töötajate ja juhtide vahele suurem usaldus. Usaldada inimesi, andes neile vastutusrikkaid ülesandeid. Tere! Mis tantsud, kust te olete tulnud? Me oleme Puhja seltsimaja rahvatants. Panna end proovile tavatutes rollides. Tunda koos tegemise ja koos õppimise mõnu. Anda uutele annetele võimalus avalduda ja särada. Pudukel vaid lööb, käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd siin. Kõik Rahvusringhäälingu töötajad said võrdse võimaluse vabatahtlikuna kaasa lüüa ETV2 laulu- ja tantsupeo ülekannete juures. Igaüks sai endale valida sobiva ameti. Tervist! Huvi oli enneolematult suur, ülivõimas. 70-liikmeline vabatahtlike meeskond moodustus juba nappide tundide jooksul pärast üleskutse väljasaatmist. See oli initsiatiiv, mis liikus alt üles. Töötajad mõtlesid selle välja ja tegid ka teoks, kutsudes osalema ka juhtkonda. ETV2 meeskonda kuulusid inimesed assistentidest juhatuse liikmeteni välja. ETV meeskonnas astusid reporteritena kaamera ette juhatuse liikmed Tiina Kaalep ja Hanno Tomberg. Minu nimi on Tiina Kaalep, minu kõrval seisab minu hea kolleeg Tiit Karuks. Mina olen Hanno Tomberg. Ja mina Roald Johanson. Nii loominguline personal kui administratiivüksuse töötajad asusid produtsentideks, assistentideks ja toimetajateks. Me ei tee seda raha pärast. Loomingulisusele piire ei seata. Koos töötati välja ekraanigraafika, ehitati üles režiipuldid ja valiti intervjueeritavad. Tehti asju esmakordselt, kuid allahindluseta. Mina olen natuke siuke linnalaps ja rahvariietest võib-olla väga palju ei tea, aga... Meie piki meetripäev oli 13,5 tundi. Kõige külmem temperatuur otse-eetri ajal oli 16 kraadi. Kõigele lisaks sadas maha erakordne kogus vihma. Alguses oli kõik märg. Siis ei leidnud nooti üles. Noodid olid ka läbimärjad kõik. Sellest hoolimata intervjueerisid 12 saatejuhti 33 otse-eetri tunni jooksul 260 külalist ja vahendasid peomeeleolu kõikidesse Eestimaa kodudesse. Meie eesmärgid täitusid kuhjaga. Hulgaliselt originaalseid loomingulisi lahendusi, veel tugevam meie tunne kauaoodatud sünergia tele- ja raadio vahel, suurenenud usalduskontakt juhtkonnaga, kasvanud oskus koos teha ja koos vastutada ja mis kõige olulisem, kogu organisatsioon hingas ühes rütmis. Ja me jätkame ühes hingamist.
veel ja veel ja veel. Tuule suund on nord. Nüüd on minu kord teha tormi sinu